põllupäevik. Tere kuulama järjekordset Baltika Agro põllupäevikut. Täna on 17. veebruar aasta 2026, väljas suur kõva talv ja sellegi poolest on aeg ette valmistada uueks taimekasvatushooajaks ja millega siis ikka, kui kõigepealt peavad ju seemned olemas olema. Need paneme siis aluse uuele taimekasvatushooajale ja loodame siis, et sellega saame ka terve ja tugeva ja kvaliteetse saagi. Nii et täna on meil siis vestlusringis Kristel Mölder Eesti Seemnekasvatusliidust. Tere! Tere! Ja Anu Ruut, Baltika Agro seemnekasvatusjuht. Tere! Ja mina siis Margus Ameerikas, Baltika Agro arendusdirektor. Alustame siis kõigepealt selliste üldiste teemadega, et kuidas üldse seemnetega lood on nii Eestis kui mujal naabermaades, et kas seemnet ikka jätkub ja kuidas seemnekasvatusarengud on läinud, et Kristel, võib-olla sina tead siis seda kõige paremini meile rääkida. Seemnekasvatuse valdkondadest rääkides siis Eestis seemnekasvatus iga aasta on natuke suurenenud. Eelmine aasta oli veidi väiksem, aga üldiselt tendents on, et kogu aasta ikkagi suureneb, et praegu on circa 13-14 000 hektarit seemnepõldude all. See on siis sertifitseeritud seemet? Sertifitseeritud seemet, jah. Et Baltiku osakaal on seal umbes 28%. Ja Baltik on ka üks suurimaid sordiomanikke Eesti seemnekasvatuses. No see on, ütleme siis, sertifitseeritud seemnete osatähtsus põldude pinna kohta, aga kui palju külvatakse seemet, et see osatähtsus on suurem? Seda ma ei oska öelda. No, sest ma lihtsalt sellepärast küsin, et kindlasti ju külvatakse rohkem seemet, sest kui me tahame ju toetuseid saada, siis on juba ette nähtud, kas see oli siis 15%, jah? No KSM-i taotlejatel ja 15% võib olema seemet. Ja need, kes külvavad hübriidseemet, nendel on ju Hübriid on jah 100% peaks peaaegu 100%, ütleme 90% ja seal vahel, sest mõni paneb... Hübriide jah, et selle nagu paljundamine on keelatud, et ise, et selles mõttes see peaks olema iga aasta ikkagi seeme. Aga siis hinnanguliselt võiks nagu siis öelda kuskil 3-40% vast isegi võib-olla või olema liiga optimistlik? Et ma ei ütle numbreid. Anu, mis sina arvad, kui sina oled rohkem praktikutega järjest iga aasta koos, et kui suur see osatähtsus võiks olla, mida reaalselt seemnega põllul külvatakse? Jah, meil Eestis sellised andmed või andmebaas, kus sellist infot saada puudub, et ei tee siin üksteisega hästi koostööd selles osas, aga ma arvan, et see protsent teravillade puhul jääb kuskil 15-20 vahele, et ma väga ei usu, et see väga palju suurem on. Põhiliselt, mis meil hübriide kasvatatakse, on rapsiseemned. Seal on väga-väga suur enamus on ikkagi hübriidsordid ja neid ise paljundada ei tohi üldse. Ja kindlasti rukkis siis ja rukkis jah, samamoodi, et enamus on nagu hübriidid, et mida ka ei või nagu paljundada, kuigi üks asi on ei või paljundada, teine asi on see, et neid ei olegi mõtet paljundada, sest et enda paljundatud seemnest sa kunagi ei tea, millised omadused sul üle kanduvad. Ehk kui sa oled valinud oma põllule väga hästi sobiva sordi ja teed sellest ise seemet, siis tegelikult sa ei tea, mis sealt välja tuleb. Selge see. Aga kuidas siis, kui vaadata nüüd naabermaadesse, keda me endale eeskujuks tahaksime seada, et kuidas seal asjalood on? Et käisite hiljuti seemnekasvatajaga Taanimaal? Jah, Taanis on see sertseemne osakaal päris suur, seal on isegi kuskil 80%, mida nagu kasvatatakse ja seal ongi see, et lihtsalt põllumees nii-öelda hindabki seda, et tal on nagu hea kvaliteediga seeme ja ta ei taha liiga palju enda ressurssi kulutada seemnete tootmiseks põhimõtteliselt. Eks seal kindlasti ka põhjus selles, et seal on suurem tootmine peretaludes, mis on 100 hektarites ja selle 100 hektari kohta sul ei ole mõtet omale muretseda sorteere, seemnekeskust
et mõistlikum on osta juba valmis seeme, see tuleb sulle lihtsalt odavam. Jah, ja miks meil tehakse ka päris palju enda seemet on see, et meil on need samad nii-öelda seemnekeskused veel nõukogude ajast alles ja need toimivad. Ja on olemas ka teadmised ja oskused, kuidas neid nagu kasutada ja see on ka kindlasti üks põhjus, miks meil päris palju enda seemet toodetakse. Siit jõudsimegi nüüd juba selle niinimetatud otstasuni, et otstasu seemet me ikkagi külvame ju rohkem, kas oli kuskil 450 000 hektarit või mis on? Ja, et statistika järgi küll, et aga eks väga palju jääb deklareerimata. Aga ütleme, et see otstasu on nii-öelda sordi aretajale, et ütleme põlvkondade C3+ eest, et ta teeniks oma sordile tehtud kulutused tagasi. See on siis nagu vabatahtlik põllumehe tasu selle eest, et ta kasutab. Jah, sordi kasutus on nagu autori kasu, et see on stabiilselt meil siin aastate lõikes olnud või see kasvab? No üldiselt on hetkel nagu kahanenud, aga ta võiks kasvada. Et selles mõttes, et ka kui ise sorti või paljundada iseendale, et siis ikkagi võiks mõelda sordi aretaja peale, et see on tema töö. Ja nüüd kui me siin ka ilmselt Taani juhtume, et sordiaretajad järjest rohkem tõmbavad seda aega kokku, millal nad seda sorti annavad kasutada, et nad toodavad uusi sorte peale, et sordi tasuvuseks on võetud 3-5 aastat, et selle järgi nad ka siis arvestavad, et kas nad saavad selle investeeringu tagasi teenida ja väga suur osa on sellel ka otstasudel, mille pealt nad vaatavad, et kui seda laekumist ei ole, siis järelikult seda sorti ei kasutata nende jaoks ja seega selle paljundamine lõpetatakse. Oskad sa Anu täiendada? Ma lihtsalt tahaks korrigeerida, et oma toodetud seemne pealt litsentsi tasumine ei ole vabatahtlik, vaid tegelikult on see ikkagi kohustuslik. Lihtsalt hetkel meil puudub selline teadmine või andmebaas, et me saaksime pöörduda kõikide põllumeeste poole ja küsida seda infot, et kui palju nad on oma toodetud seemet maha külvanud. Aga see ei ole vabatahtlik, see on kohustuslik. Aga neid on siis kaunis raske sundida, aga tegelikult võiksid ikkagi südametunnistusele peaksime neile koputama, et see on nagu kellegi aretus on ju kellegi intellektuaalne omand ja et see on ka väärtus nii nagu muusikas ja kõiges muus, jah. Just, et see ongi see, mida Seemneliit praegu teha on saanud südametunnistusele koputada nii-öelda. Ja ütleme, kui nüüd viimased kogemused siin rääksin kolleegidega Euroopas, siis näiteks Itaalia näitel ongi olukord nagu sealmaal, kus prantslased näiteks enam ei vii turmi sorte Itaaliasse, et kuna nad ei saa sealt tasusid tagasi, et neil ei ole mõtet oma sorte sinna nagu turule viiagi ja on jäänud sellised pisikesed niši sordiaretajad Itaaliasse. Ja meie Eesti turg nii väike nagu ta on. Et see on oht nagu selles. See on ka oht tõesti. See on ohukoht, et kui meile ei tule enam sorte. Ainult mõnisada hektarit seda tuleb, et siis ei hakata vaeva nägemagi selle registreerimisega, jah. Aga meil juba jooksis jutust läbi, et meil on vanu seemneid, sorteere ja keskusi olemas ja oskusi, et kui palju selliseid seemnekasvatajaid üldse Eestis võiks olla, kas nii 100 ringis või kuidagi, kas on mul mingid õiged numbrid meelde jäänud? Jaa, et ütleme, seemnepaljundajaid on isegi rohkem, selles mõttes, kes nagu sertifitseerivad partiisid. Ja selles mõttes sertifitseerida ju teraviljapartii on 30 tonni. Et võib igaüks. Ja seda võib teha igaüks, et kui sul on, ütleme, saad kõrgema paljunduse, siis igaüks võib tegelikult seda ju teha, kui ta saab sordi omanikuga kokkuleppe. Ja meil Anu Baltic Agrol on päris head partnerid, kellega meie siis seemnepaljundustega tegeleme, kas on ligi veerand nendest või? Meil on sellised 20+ koostööpartnerit, kelle juures me iga aasta seemneid kasvatame. Et oleme neid valinud regiooniti, et nad oleksid erinevates piirkondades. Üks asi on logistilistel põhjustel, teine asi on ka Eesti on küll väike, aga kliima on väga erinev, et võib juhtuda, et Lõuna-Eestis midagi näiteks läheb väga untsu, siis Põhja-Eesti võib selle nagu välja päästa. Vaatame, kes suudab toota kvaliteetset seemet, aga kuna
see koostöö seemnekasvataja ja Baltic Agro vahel on ikkagi nagu väga tihe, siis kindlasti ei ole ka väheoluline selline koostöövalmidus ja see, kuidas seemnekasvataja meiega nagu suhtleb, et kõik need asjade kokku valime siis neid kasvatajaid endale. Me juba kergelt libisesime üle sellest CERT seemnest, aga kordame korraks veel konkreetsemalt kohe, et miks ikkagi on vaja CERT seemet, et mis jaoks ta on parem kui see, mis ma tavaliselt kombainin seal põllul ja lähen järgmine aasta, võtan sellest viljahunnikust ja külvan maha, et millega CERT seeme siis erineb või mis tema eelis on? CERT seemet tegelikult juba hakatakse ju kontrollima ja vaadatakse, millisele põllule teda üldse tohib külvata või ei tohi külvata, millised on eelviljad, mis on seal kõrval, tullakse seda põldu kontrollima. Pärast võetakse proovid ka partiidest, kontrollitakse puhtust erinevate teiste teraviljade osa või umbrohtude osakaalu seal, vaadatakse idanevust, mõõdetakse 1000 teramassi, et see seeme on selles mõttes nagu läbinud igapidise kontrolli, enne kui ta selle sertifikaadi peale saab. On ju nii, et komisjon käib põllul lausa ikkagi vaatamas ja brakeerib välja, kas see on kelle komisjon, Seemneliidu või? Ei, põldtunnustamine käib ikkagi, on meil volitatud põldtunnustajad, on riiklikud põldtunnustajad, et see kõik põllud käivad nagu ikka aastakontrollis ära ja mõne ka järelkontrollis, et ka käiakse mitu korda kontrollimas. Et inimestele, kes ei ole põllumehed ja kes kuulavad meie podcasti, siis võime neile öelda, et see ei ole nii, et viljahunnikust, mis läheb tarbeviljaks, söödaks või toiduks, seda ikkagi maha ei tasu külvata. See seeme kasvatatakse spetsiaalselt eraldi põllul, mida kontrollitakse eelnevalt, mis seal põllul kasvab ja mis seal, kui ohtlikud on seal lisandid või haigused, umbrohud, mis seal võib kõik olla. Põlluvalik on kindlasti väga oluline, samamoodi ka sordivalik ja sordipuhtus. Ja seda sordipuhtlust ju ka veel pärast tehakse järelkontrollis veel järgmine aasta, et kui midagi on partiis valesti, siis järgmine aasta ütleme on Viljandis on ju katsed, et ka sealt kaudu võib välja tulla probleemkohad. Et eri liigid siis ei tohiks nagu sees olla. Kui on näiteks sort on nagu segunenud seal erinevate sortidega, et see tuleb ka hiljem välja. Et selles mõttes sorti nagu see kontroll on ikkagi üsna range meil ja kuna meil on ju see ISTA regulatsioon, siis kõik partiid, mis Eestis on nagu sertifitseeritud, on ju tegelikult võimalik turustada nagu üle maailma. Et selles mõttes nad on ikkagi saanud sellise taseme. Need ka meie seemnekasvatajad müüvad meil naabermaadesse ja nad aksepteerivad siis seda seemnetunnistust, mis meil välja antakse. Ja, et see on rahvusvaheline. Nii et, aga hüppamegi siit võib-olla vahepeal korraks tagasi selle teema juurde, et me ju oleme sellise uuendusega nüüd välja tulnud, et külvame põllule võib-olla seemnesegusid. Me praegu rääkisime, et seemned ei tohi olla segunenud, aga kui me soovitame lausa külvata seemnesegusid, siis see ei ole ju see, et põllul ongi nad juba segamini. Me ise spetsiaalselt segame neid vastavalt vajadusele. Jah, see, mis tähendab seemnesegu, on ikkagi see, et sordid kasvatatakse põllul eraldi ja siis hiljem iga sort sertifitseeritakse eraldi ja siis segatakse sellest alles kokku segu. Ja mis eelis siis sellel segul on? Meie katsed oleme eesmärgiks võtnud just saada paremat kvaliteeti ja saada suuremat saagikust. Et kui mingil sordil on väga kõrge näiteks proteiinisisaldus, siis me külvame seda taliviljade puhul sinna teisele taliviljale sisse, millel on madalam ja keskmisena tulebki ta kõrgem, jah? Jah, see on meie nagu eesmärk. Ja kindlasti ka erinevate kliimatingimuste puhul on ju sordid erinevad vastuvõtlikkusega või taluvusega, et kui üks sort talub midagi paremini põuda või niiskus, siis keskmisena võib tulla see tulemus parem, jah? Et see on siis nagu asja bioloogiline mõte. Või kui on näiteks mõni sort, mis on väga hea saagikusega, aga võib-olla pole nii hea seisukindlusega, et kui sinna kõrvale külvata teine sort, millel on väga hea seisukindlus, siis aitab ta ka seda teist sorti paremini püsti hoida ja seega me saame selle saagi paremini näiteks kätte. Kas see on suhteliselt uus asi ju meil siin Eestis, alles mõni aasta oleme proovinud. Kas siis seemne me müüme eraldi, iga sordi eraldi ja põllumees ise segab kokku või müüme me juba kokku segatud seemne?
meie segusid müünud ei ole, sest me ei ole veel jõudnud sellise tulemuseni, mis meid rahuldab, mida me võiksime öelda, et seda külvates saad sa parema tulemuse kui üksikuid sorte. Müüvad küll Taanis on näiteks hästi suur osakaal on seemnesegudel, aga nemad toodavad ainult söödavilja. Et nendel on nagu teised eesmärgid. Jah, taliviljadel. Et seal on nagu teised eesmärgid, et nemad tahavad saada mahtu ainult, aga meie üritame ka seda kvaliteeti nagu tõsta. Et praegu me püüame rohkem selgeks teha taliviljad või õigemini suviviljad olukorda, mida nüüd siis oleks kevadel külvata, et seal neid seemnesegusid väga palju veel ei kasutata. Seal meie ei ole katsetanud veel, jah. Aga kuidas teistes maades oled sa kuulnud Seemneliidu poolt, kas see on väga lai trend ka mujal või on siin see Põhjamaade eripära praegu? No see seemnesegude kasutamine on jah üsna nagu nii-öelda uus asi, aga samas jällegi, kui ma nüüd isiklikust aspektist vaatan üldse Eesti olukorda, siis meil on seda liigirikkust nagu väga-väga palju, mis tuleb ju tegelikult välja meie sertifitseeritud seemnete proovidest, et meil on näiteks seda liiglikust on tõesti väga palju, et labor on iga aasta hädas meie liigirikkusega. Et selles mõttes võib-olla meil ei ole see nii aktuaalne, aga ütleme, kui on tõesti mingid sellised sordid, ütleme, kui meie järjest sordide aretus nagu läheb lõuna poole ja meie kasvatame põhja pool, et siin võib tekkida selliseid kliimariske, mida siis saab nagu sortidega võib-olla tasakaalustada, et siis võib-olla oleks mõttekas sellel. Aga kindlasti tuleb siis ju vaadata seda, et nad oleks enam-vähem ühel ajal valmivad, et ei oleks nii, et üks on juba koristusküps ja teine on alles roheline põllul, et seda peame ju eelnevalt ikkagi jälgima. See on kindlasti hästi oluline. Aga siis veel nüüd seemnete juurde, seeme ei ole ju lihtsalt tera, me tahame talle anda kõige parema ja puhtama haigustest vaba pinna, et kuidas me seda seemet töötleme, me müüme ju töödeldud seemet põhiliselt ikkagi või nii nagu põllumees küsib, kuidas Anu on, et kas me teeme enamasti keemilist töötlemist puhitud seemnega või meil on ka teisi meetodeid? Jah, siiani enamus töötlemist meil ikkagi on keemilise puhtimisega, aga oleme siin mõned aastad juba katsetanud ka elektronidega töötlemist, mis siis sisuliselt puhastab seemne haigustekitajatest. Et sel aastal oleme selle võtnud ette suuremalt ja kindlasti soovitame kõigil katsetada kas või väikesel pinnal enda põllul ka elektronidega töötlemist, sest et nii meie katsed Eestis suvi- ja taliviljadel kui ka Saksamaal juba mitukümmend aastat tehtud katsed näitavad, et elektronidega töötlemine on samaväärne keemilise puhisega. Aga kuidas see tehniliselt toimub, kas me müüme igal pool üle Eesti oma edasimüüjate kaudu juba töödeldud seemet või peab selle seemne koguse vedama siis ühte kohta kokku, kui meil ühes kohas Eestis tuleb see töötlemine, jah? Ja, meile tuleb see E-Vita masin Eskulattu, märtsikuus ta meile saabub ja põhimõtteliselt on võimalik mõlemad variandid, et töötleme oma seemneid nende elektronidega, oma sertifitseeritud seemneid ja samamoodi, kui põllumehel on soov mõnda enda toodetud seemet meile tuua, siis ka see on võimalus. On see partii nagu piiratud mingis mahus alla mingi koguse, alla tonni või üle 100 tonni või sul ei ole mingid piiranguid? Minimaalne piirang on, kuna see masina puhastamine lihtsalt peale igat sorti ja igalt kultuuri võtab meie tööaega ära, siis oleme teinud sellise kokkuleppe, et 5 tonni on enda toodetud seemet minimaalne kogus, mis me vastu võtame ühte sorti. Aga oleme teinud siin ka veebruarikuus selles osas ühe kampaania, et kui te praegu selle seemne nii-öelda ära broneerite töötlemise, siis saate selle soodsama hinnaga, nii et soovitan seda kindlasti praegu teha või siis, kui ei ole soov enda seemneid tuua, vaid hoopiski meie käest sertifitseeritud seemet osta, mis on töödeldud, siis samamoodi soovitan veebruarikuus kampaania raames see seeme ära tellida. Aga kuidas on see ilmastikuga nüüd piiratud, et ega ju praeguse pakasega seda ei tehta, ootame ikka kevade poole või? Jaa, see masin tuleb meile märtsikuus alles. Nii et väljas võiks juba sellised väikesed plusskraadid olla, kui seda tööd tehakse või?
No meie ise teeme seda nagu siseruumides, aga ma tean, et Saksamaal tehakse seda ka lihtsalt nagu katuse all, aga kuna meil see märts ikkagi veel on selline, et vabalt võib olla veel lumi ja võib olla palju sademeid, siis me teeme seda kinnises nagu laos. Kui palju nüüd suviviljade sorte me ise pakume selle E-Vita töötlusega juba eelnevalt ette tehtult? Kas see põhiline on ikkagi oder või on mingid teised kultuurid ka? Nii oder kui nisu, mõlemaid pakume, suvinisu ja suviotra. Kuna me sel aastal seda masinat ilmselt teist korda ei tee, siis töötame ära ka oma taliviljad, mis meil on olemas ja kui kellegil on endal taliviljaseemneid, siis samamoodi võib tuua, sest et selle seemnega ei juhtu nagu mitte midagi. Et võib ette töödelda. Lausa nüüd pool aastat, kui ma augustis või septembris külvan, võid praegu ära töödelda kevadel ja ta on sügisel puhas seeme. Ja isegi sakslaste katsed näitavad, et see seeme püsib päris pikalt nagu kvaliteetne, kuna me ei lisa sinna midagi juurde, mis ütleme, kui fungitsiide lisada või fungitsiididega puhtida, siis tänavus langeb. Just, et ja see toime mõju ka nagu langeb mingi aja pärast, aga elektroniga töötlemise eelis on just see, et me teeme selle seemne puhtaks ja see seeme jääbki puhtaks. Ja samas, kui seemet jääb sul üle, et põld oli väiksem, puhtisid suurema koguse, võib ju vabalt selle seemne siis sööta loomadele. Jah, inimtoiduks ei sobi, aga loomasöödaks võib seda seemet kasutada, kui lõpuks kindlasti enam külvamiseks ei lähe. Kui kemikalidega töödeldud seemet me ei soovita ikkagi loomasöödaks, siis elektronidega on see eelis, eks ole? Jah. Kas oled kuulnud Seemneliidu poolt Saksamaa kogemustest või kuidas mujal seda elektroniga töötlemist? Ei ole. Päris ausalt selles mõttes, et on väga uus asi. See on niivõrd uus asi. Ja... Aga et siin võib-olla peaks ka Seemneliidu poolt riigiametnikega seda asja veel nagu üles võtma seda teemat, et seda võiks nagu ka laiemalt kasutada. Jah, Saksamaal nad nüüd 2026. aastal juba plaanivad töödelda 10% kogu seemnest, maha külvatud seemnest elektronidega. Ja nemad võivad seal kasutada ka maheviljeluses seda seemet. Jah, aga see on Saksamaal eriluba, üheski teises Euroopa Liidu riigis seda lubatud ei ole, seal hulgas ka Eestis. Seda ma siis mõtlesingi praegu just, et mida Seemneliit siis võiks meid kaasa aidata, et jõuaks ka sinna see asi, et mahemeestel ei ole ju alternatiivi, mida keemia asemel kasutada, aga räägime siis mõne sõnaga võib-olla keemilisest puhtimisest, et me ikkagi üldiselt enamuse seemet müüme ju puhitult. Ja pakume samamoodi keemiliselt puhtimisega, nagu me oleme varasematel aastatel pakkunud, et see võimalus kindlasti ära ei kao seni kaua, kuni on millega puhtida. Kui keegi peaks tahtma kangesti omal kodus ise puhtida, pakume seda puhast seemet ka siis talle, et ta ise puhib või see seda ei taha teha või läheb ta liiga kalliks lihtsalt? Ma arvan, et kui sa ostad juba sertifitseeritud seemne, seda hakata ise puhtima, ma arvan, et sellel ei ole nagu mõtet, kui me selle töö juba ära teeme ja me enamus oma koguseid ikkagi oleme nagu planeerinud puhtida. Ma lihtsalt mõtlesin seda, et kui ta arvab, et tema puhtimispreparaat on parem kui see, mis meie kasutame, siis ka meie preparaadid on parimad, mis meil siin turul praegu saada on. Jaa, absoluutselt. Kas sa tahad neid tooteid ka välja öelda või... Me oleme kasutanud väga erinevaid tooteid, nüüd viimasel aastal oleme jäänud Kinto plussi peale. Nii et sellest piisab täiesti, et seemnega levivad haigused kõik. Ja see on väga efektiivne ja sinna lisaks oleme pannud ka mikroelementidena Dr. Green Prime'i juurde. Nii et võt see olekski just ju see väike point lisaks, mida ju kui sa kodus teed, mida sul võib-olla ei ole lisada või sa pead eraldi hakkama seda otsima, kuidas ja mis teha ja see kindlasti annab ka taimele selle esimese kasvujõu sealt väikselt idanemiskeskkonnast, kui ta saab kiiresti liikuma. Jah, kindlasti. Mis seemneid siis me nüüd praegu, kui me just tahame ikkagi rõhutada kevadel külvatavaid suviteravilja seemneid, mida sa siis kõige rohkem nagu pakuks, mis meil
nisu on ju meil ju praegu kõige enam levinud kultuur üldse põldudel, aga see on ju enamasti talinisu. Aga et kui me räägime praegu nüüd suvinisudest, mis sorte sa siis suvinisude juures pakuks? Suvinisudest on meil päris suur valik, meil on 4 erinevat sorti valikus. Ma kohe tooksin välja, vaatasin just siin 2024. ja 2025. Eesti majanduskatsete katsekeskuste tulemusi. Et mitte rääkida mingisugustest sordikirjeldustest, vaid reaalsetest katsetest, et olid nagu 2 väga erinevat hooaega. 2024 oli pigem selline kuivem ja 2025 ju väga, väga vihmane. Ja mis mulle sealt nagu silma jäi meie sortidest üks KVS Caruusum, suvinisu sort, et 2024 väga, väga ilusa aastaga andis välja, ta ongi AE kvaliteediklassiga ja andis ilusti välja esimese klassi toidunisu tulemuse. Ja kui ma vaatasin 2025. aastal, siis 3 katsekeskusest 2 andis välja toidunisu mahukaalu, mis eelmine aasta oli väga paljudel sortidel probleem. Ja samamoodi sai toidunisu klassi proteiini langemise arvu ja kleepvalguga. Et selles mõttes väga-väga hea sort, hea haiguskindlusega, hea lamandumiskindlusega. Et katsekeskuste keskmised saagid seal kuskil 6-7 tonni juures 2 aasta kokkuvõttes. Ja kuidas kasvuperioodi pikkusega ta ikkagi jääb sellise nagu koristuskonveieri lõpu poole? Ta on siukene kuskil ütleme niimoodi, et 100 pluss miinus 5 päeva, et sõltuvalt siis kui niiskus või kuiv see hooaeg on, et ta on ikkagi keskvalmis sort, et varajane ta ei ole. Et selles mõttes, kuidas sa hindad Eestis kokku, meil on ju väga palju suurenenud talinisu osatähtsus, aga suvinisul on ka ikkagi oma kindel koht siin meie sortide või kultuuride sektoris üldse, et ta jääb ju koristuskonveieris hilisemaks, aga samas tema kvaliteet on väga hea, et mingi osatähtsus võiks alati ka suvinisul olla, et kuidas meil praegu see tendents on läinud, ega ometi ju suvinisu päris ära ei ole kadunud. No Statistikaameti järgi vaadates siis suvinisu ära kadunud ei ole, aga ta on tõesti meil kõige viimasel kohal, ütleme teraviljadest, et ikkagi suvioder ja kaer on nagu suviviljadest eespool meil. Aga et võiks rohkem teda kasvatada? Et võiks rohkem kasvatada, jah. Just selle kvaliteedi mõttes või siis ka, et anda kombainidele töökoormust ka hilisemast kasvuperioodis, kui koristusaeg hakkab juba ümber saama, et tavaliselt jääb see augusti lõppu või septembri algusesse. Suvinisul on selline hea seisukindlus üldiselt, võrreldes otraga. Et selles mõttes on nagu riskide mõttes võiks olla suvinisu ikkagi. Kas Anu, sa tahad rääkida ka veel teistest suvinisudest või lähme otrade peale, sest oder oli meil ju vanasti või mitte nüüd päris ainulevi olev kultuur, vaid üks suurematest kultuuridest, aga nüüd siis suviodrad on jäänud vähemusse ja varased odrad eriti, kui on tulnud ju varaste otrade asemel taliodrad, siis need on nagu võtnud taliotrade kiirekasvuliste 6-realiste otrade osatähtsuse ära, et mida meil nendest pakkuda on? Jah, see varajane suvioder on tõesti, põllumehi, kellel see on ka kasvukorras nagu olemas, aga väga palju ta ikkagi on nii-öelda nagu selliste ümberkülvide valikuna nii-öelda. Et kui talv ära võttis mingi osa põllust, siis sinna selle asemel siis, jah? Selle asemel või siis ka näiteks eelmine aasta palju ei saadud külvata, sest oli nii märg, et ka sinna, et ka sinna sobib hästi varajane oder. Et meil on 2 sorti valikus, Hermanni, mis meil on siin juba pikemalt olnud, sobib hästi erinevatele muldadele, on näidanud ennast ilusti kõrge mahukaaluga ning nüüd on meil paar aastat olnud sordivalikus juba üks Nordic Seedi, meie enda aretuse sort on Nosvalda. Et
mis on samamoodi, tal on hea haiguskindlusega, sealhulgas on ta näidanud ennast hästi odralendnõele vastupidavana, väga hea kõrre murdumise kindlus ja samamoodi lamandumiskindlus, mis on nagu olulised. Kasvu ajalt on ta umbes sarnane, võib-olla väga tuntud sordiga on Volmari, mis on pikalt turul olnud. Need kuskil juuli lõpus, augusti alguses võiks nagu valmimisaeg olla? Jah, kuskil siukene 80-85 päev on tal kasvuaeg. Ja. Need olid ka kõik uuerealised? Jah. Aga kaherealisi on meil pakkuda? Kaherealistest, siis on juba keskval varaeest on mitte. Et kaherealistest on meil siis Feedway on selline keskvalmiv ja siis on Iron, mis on, ta on oma tüübilt veidi hilisem, aga viimaste aastate katsekeskustes vähemalt on näidanud, et ta tegelikult on enam-vähem selle Feedwayga sarnane. Ja üks uus sort, mida me küll ise ei kasvata, aga oma Leedu partneritelt või Leedu kolleegidelt oleme toonud, on üks keskvalmiv, ta on küll õlleoder, aga on siin Eestis ennast hästi näidanud, on üks sort Lexi. Et ka seda on meil veel sel aastal saada. No eks odrad ju üldse, ütleme Euroopas suuresti kasvatataksegi õlleodraks ja nii nagu meie siin vanasti nõukogude ajal teda rohkem söödaks kasvatasime, siis mujal maailmas läheb söödaks ikkagi nisu rohkem ja mais. Aga et kuidas siis nende mahukaaludega on, et siin eelmisel hooajal oli ju otrade mahukaaludega meil probleemid, et kas need sordid, mida sa praegu siin pakkusid, need on nagu mahukaalult üldjuhul ikkagi sellised, mis lähevad nõudest üle? No eelmine aasta oli kõige mahukaaluga probleem, et samamoodi oli ka nisu mahukaaluga, et oder ei olnud selles osas mingisugune erand, aga need jah, selles mõttes, et oma tüübilt nad ikkagi mahukaalult lähevad nagu läbi ja nad kõik sobivad söödaodraks, ka see sama Lexi, et pigem on vastupidi, et õlleotradel on väga kindel nagu sortiment, aga söödaodraks sobivad nad kõik. Et mis kultuure sa siis veel nagu tahaks pakkuda, et kas kaer on meil üks selline kindel segment, mida väga palju kasutatakse ka maheviljeluses, vist ligi pool kaerast meil on ju maheviljeluse sektoris, et mis sorte sa kaerast pakuks? Kaeradest ma tooks välja ühe uue sordi, tema nimi on Jacki. Ta on selline võib-olla veidi kõrgema kasvuga, aga ta on väga hea lamandumiskindlusega. Ja isegi aretaja julgeb teda oma hea lamanduskindluse poolest soovitada mahetootmisesse. Kasvuaeg on tal ka siin sükene 80+ päeva, et enam-vähem sama, kui meil on olnud siin tuntud sort kädi. Et meie müügis on ta esimest aastat, katsekeskuses on teda juba pikemalt nagu katsetatud, eelmine suvi oli ta, põllul ei olnud mingisuguseid erilisi probleeme tal ja katsekeskustes ka on näidanud ennast väga hästi, mistõttu me tõeldu sortimenti võtsime. Need sobib ka toidukaeraks, need toiduvalmistajad aksepteerivad seda värvust ja koore lahti tulevust ja kõiki. Ja, kõik sordid, mida me pakume, on valged värvi toidukaera sordid. Selge. Kas me räägime ka rapsist, meil on ju ka suvirapsi kuigi palju, et kas rapsid lähevad natuke teist moodi, need paljundused, nagu me siin rääkisime, et nad enamuses on ju partiidena müüdavad, et meil siin oma paljundusi rapsiseemne puhul ei ole, aga me vähemalt ju pakume neid suvirapsiseemneid. Ja Eestis keegi hübriidrapsiseemneid ei tooda. Me pakume erinevaid hübriide, on tavahübriide, on Clearfieldi ja pakume ka nuutrikindlat sorti. Et sel aastal oleme nüüd jõudnud nii kaugele, et kõik rapsisordid, mida me pakume, on puhitud ka Puteo stardiga, mis on siis nagu insektitsiid,
et putukate tõrjeks nii-öelda kevadel, et siiamaani meil mõned olid ja mõned ei olnud, aga sellest aastast on meil siis nagu kõik putjastardiga ka puhitud. Nii et siin 10 aasta jooksul rapsikasvatuses muutus ju meil täielikult kasvupind talirapside nagu poole, aga teatud osa jäi ka suvirapse ja mõnel aastal, kui ikkagi talirapsid hästi ei talvitu, siis tuleb ka suvirapse kasvatada ja mis sa arvad, kas suvirapsidest oskad midagi öelda, et kui palju neid olla võiks või meil vähemalt varuks peaks midagi olema, et kui tuleb üks väga ränk talv? Jah, vaata, et selles mõttes, et Seemneliit tegeleb litsentsitasudega ja hübriidid ei lähe litsentsitasude alla. Seega rapsid on väga väljas, et liinsorte meil praktiliselt ju enam kasvatuses ei olegi. Et kõik on hübriidid. Ja eks see risk, ütleme, rapsikasvatuse risk on ikkagi taimekaitse põhiliselt. Et see on see küsimärk. Et aga kui sa ütlesid, et meil on kõik puhitud seemned, need ka maakirpude vastu juba asi kindlustatud? No ma arvan, et sel aastal võib-olla tuleb veidi rohkem seda suvirapsi just sel põhjusel, et osa talirapsi jäi kindlasti külvamata. Väga märg. Jah, just märja tõttu. Ja siin viimased aastad tegelikult on ka talirapsi või suvirapsi saagikus ennast võrreldes talirapsiga mõnikord nagu päris hästi tõestanud. Et seega on põllumehi, kes on ikkagi võtnud ka suvirapsi endale külvikorda ilma, et seal oleks eelnevalt mingit probleemi, mida oleks vaja nagu parandada. Ja võib-olla nagu huvitav lihtsalt selline fakt on see, et kui talirapsidest siis Clearfield sorte on seal see võib-olla 20% ümber, siis suvirapsides on see osakaal isegi kuni 80%. Ja. Aga me praegu rääkisime nüüd rohkem suvikultuuridest, mille seemned peaks ju eelkõige ära ostma, aga kui juba mõni tahab ka talivilja seemned ära osta, siis kas need on sul juba praegu olemas või on liiga vara veel nendest rääkida? Praegu me saame kindlasti saame pakkuda neid, mis meil on pigem eelmisest hooajast alles jäänud. Kas need on siis ka soodsamalt? Kes see ütleb, mis see sügisene hind teeb on ja, et see on nagu selline hea ennustamine, et kas on praegu soodsam ära osta või ei ole praegu soodsam ära osta või on lihtsalt kindlam ära osta, eks ju, et seda kunagi ei tea. No aga et midagi peaks ikkagi ju arvestama oma külvikorras juba, et nisud või mis teatud osa vähemalt juba panna kinni, et oleks asi nagu lukus mõnede kultuuridega. Aga meil kindlasti on pakkuda veel ka ju heinaseemneid, maisiseemneid, neist me täna ei räägi, aga kindlasti ka see on ju kevad külvidel üks tähtis osa, eriti segatootjatele, loomakasvatajatele, aga räägime nendest siis veel täiendavalt. Ja kuidas seemnete tellimisega üldse lood on, et kas sul kaupa ikka jätkub, kas tuleb kohe kiirustada või kuidas sellega lood on? No eelmine aasta ei olnud seemnekasvatuses väga soodne, et kõige rohkem on siin probleeme kaunviljadega, hernega ja oaga, aga eelmine aasta nägime ka teraviljadega seda, et on palju väeridandeid sees, et seemed praegu on. Õnneks on meil olemas ka koostööpartnerid ju Baltika Agro Läti ja Leedu näol ning ka mujalt Euroopast on võimalik seemet meile tuua. Et praegu ma ei ütle, et seeme nüüd täitsa otsas on, aga kui te tahate kindlat sorti, siis ma ikkagi ütlen, et praegu oleks juba täiesti õige aeg see ära tellida. Kas on sul ka mõned konkreetsed liblikõieliste herne ja oa sordid välja öelda, mida sul praegu olemas juba on? Mida ma võib-olla tooksin herne puhul just välja, on meil üks uus Taani sort, samamoodi Nordic Seedi aretusest, on üks NOS Impact, mida me tõime tõesti hästi pisikese koguse lihtsalt selleks, et seda sorti proovida. Ja miks me seda sorti tahame üldse nagu proovida, on tema väga hea seisukindlus.
et oma kasvu ajalt on ta sarnane meie praeguste põhisortidega Astronaute ja Orchestra, aga kuna eelmine aasta ikkagi selle lavandumise probleemi oli hästi-hästi palju, siis võib-olla on see üks faktor, millele me peame nagu rohkem tähelepanu pöörama. Et kes tahab oma põllul ka hästi pisikese kogusega kas või proovida, siis veidikene on veel seemet alles, et soovitan katsetada. Ja need liblikõielised on samuti puhitud? Ei, liblikõielisi me ei puhi ja samuti me ei puhi kaera. Aga kuidas, ma mäletan, mul oli siin põllumeeste poolt küsimus, et kuidas elektronidega töötlemine liblikõieliste seemnete puhul toimib? Toimib sama hästi kui teraviljade puhul. Masin on selleks valmis ka liblikõielisi tegema, et me kindlasti tahame ise katsetada ka herne peal näiteks, et millise efekti ta annab, sest et seda ei ole sakslased ise katsetanud, sest nemad samamoodi liblikõielisi nii-öelda tavaolukorras ei puhi, siis aga kuna see võimalus nagu on, et siis me ikkagi tahaks nagu teha selle osas mingisugust katset. Nii et põlduaga samamoodi? Põlduaga võib-olla, kuna meie enda paljundus sel aastal ei õnnestunud ja me ostame seda põlduba oma Leedu kolleegidelt ja Läti kolleegidelt sisse, siis ilmselt põlduaga mitte. Aga tahad sa öelda, mis sorte me sealt saame? Toome ikkagi seda taisit, mida me oleme ise ka siin pakkunud. Nii et see on selline mitte väga pika kasvuajaga ja pika kõrge kasvuga? Ta on ikkagi keskvalmiv, ta ei ole varajane sort, aga sel aastal sai ilusti nisu sinna järgi ära külvata, et selles mõttes ei olnud. See ongi oluline, et ta oli nisu jõuaks veel külvata, jah? Jõudis küll. Nii, mida tahaksite veel põllumeestele öelda, mis meil jäi läbi arutamata? Võib-olla see kuldsed laused, et kontrolli oma külvatavat seemet, see käib söögi alla, söögi peale, ja iga aasta meelde tuletada ikkagi, et kontrollida idanevust, et see on... Kus üldse saab kontrollida? Kes ei taha ise oma kodus seda katset teha, siis meil on olemas Kaarma Laos spetsiaalne idaandamise kapp, ja igaüks võib sinna saata oma seemneproovi ja saabki ilusti teada, mis on tema seemnete idanus, et ma kindlasti soovitan seda kasutada, nagu ka Kristel ütles, et kontrolli oma seemet. Aga mida siis põllumeestele soovitaksite? Praegu on väljas kõva külm ja tundub, et see talv ei saagi otsa, aga ega siin pikka pidu ei ole, varsti tuleb seemnekotid välja otsida ja põllule minna. Mida siis veel soovitate? Jah, ma arvan, et praegu veel põllumehed naudivad puhkust kas Eestis või kuskil kaugemal, aga juba vaikselt kindlasti mõtlevad ka kevade peale ja see aasta kindlasti ei ole tulemas väga lihtne, sest et on selja taga paljudel 2-3 juba keerulist aastat. Ma usun, et üritatakse hoida kokku, kust vähegi on võimalik ja mõistlik, aga ma soovitaksin ikkagi läbimõeldud otsuseid, et mitte nagu tegutseda uisapäisa, vaid ikkagi ka seemnete puhul siis tõesti kontrollida ka oma toodetud seemnete puhul, kontrollida seda kvaliteeti, lasta teha meie juures kas või idanemisproovid, kindlasti mitte osta teadmata päritoluga seemet, et üks asi on see, et see ei ole lubatud ja teine asi on see, et sealt ei tea kunagi, mida te saate, kas te saate õige sordi ja kas te saate kvaliteetse seemne, kuidas seda on kuivatatud, kui hästi teda on nagu puhastatud. Et see on nagu hästi oluline. Ja, et selles mõttes silma järgi ei saa hinnata seda kuivatuskvaliteeti, et seemnevilja kuivatustemperatuurid on hoopis midagi muud, mis on tarbeseemnel, et see, kui tarbeseeme tuli ilusti välja, ei garanteeri, et ta on ka hea seeme. Ja ei tasu ka tuua kuskilt Saksamaalt või kuskilt autokoormaga lihtsalt vilja, et nägid, et tal oli sõbral seal ilus viljapõld, et toon omale ka. Sedasi on ennegi ju neid umbrohtusid meile toodud. Umbrohtusid ja et silma järgi seda sorti ikkagi ei hinda, et sa ei tea seda. Et selles mõttes võiks ikkagi ollagi kindel teadmine, et mis maha läheb, sest et seeme on
see, mida sa külvad, et taimekaitse ja väetis ei päästa seda, kui sinna läheb vale külvis. Väga hea, aga suured tänud, Kristel ja Anu ja muidugi ka kuulajad ja soovime siis head uut taimekasvatusaastat 2026 ja loodame, et asi läheb seekord siis hästi ja saagid tulevad korralikud, aga suured tänud kõigile ja head kevade tulekut. Põllupäevik